Ahoi sõbrad! Väga tore, et olete tulnud vaatama teaduskonverentsi finaalüritust. Siin on siis kõikide teie videosalvestused teie tehtud töödest ja vahepeal siis sellised vaheklipid ka. Mul on väga hea meel, te olete kõik super tubli tööd teinud ja meil laekus lausa siis 17 tööd, vaatamata siis raskustele, osales 531 õpilast. Ja tahaksin ka lisaks veel teile ja teie juhendajatele tänada ka Eesti Teadusagentuuri, kes seda üritust siis toetas ja ühtlasi Eesti Energiat, kes siis tegi meiega koostööd. Head noored, selle aasta võistlusteema on seotud elektriga. Ja kas kujutate ette elu, kui meil üldse ei oleks elektrit? Me oleme sellega kõik nii ära harjunud. Kui mina olin muidugi väike, siis mingisuguseid asju sai teha ka ilma elektrita. Näiteks arvutada kiiresti. Ja olid sellised masinad, mis kaaluvad 10 kilo, võib-olla isegi rohkem. Ja näiteks kui te tahtsite korrutada, no ütleme 965 korda 9, siis käis see niimoodi. 965 korda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja vastus 8685. Nüüd on meie masinad ju kõik elektri peal, aga mõelda selle peale, kuidas elada, kui elekter korraks ära läheb, võiksime ka kogu aeg. Ja on kaks asja, mille peale me kõik peaksime mõtlema. Üks on see, kuidas kasutada rohkem sellist elektrit, mille keskkonnamõju on väiksem. Näiteks päikesepaneele või ka tuulegeneraatoreid. Aga teine, millega ka teie saate tegeleda, on kuidas elektrit kokku hoida. Nii et mõelge selle peale, vaadake, kui suured kulud tegelikult on elektrile ja missuguste väga lihtsate nippidega on võimalik neid kulusid vähendada. Ja see on kõigile kasulik. Loodus jääb puhtamaks ja rohkem raha jääb kõigile alles. Nii et tasub mõelda. Edu ja jõudu teile! Meie oleme Audru kooli õpilased 1. B-klassis. Meie töös on 3 osa. Elekter, säästlik tarbimine, katsed. Esimeses osas tegime tutvust elektriga ja uurisime, millest elektrit toodetakse ja kuidas see meieni jõuab. Vaatasime videoid ja täitsime töölehti. Saime teada, et elektrivool on nime väikeste osakeste liikumine. Nende nimi on elektronid. Nad liiguvad ühes suunas. Elektri tootmisel kasutatakse maavarasid, samuti tuule, päikse ja veeenergiat. Et loodust hoida, tuleks kasutada rohkem tuule, päikse ja veejõudu. Projekti käigus saime teada, kuidas elekter jõuab elektrijaamast kodudesse. Töö teises osas uurisime elektri tarbimist kodus. Kõigepealt panime kirja elektriga töötavad asjad. Mõtlesime, kas midagi saaks asendada asjadega, mis ei kuluta elektrit. Me leidsime mitmeid lahendusi. Näiteks kuivati asemel saab kasutada pesuresti. Robotolmuimeja asemel saab kasutada harja. Mõõtsime 2 nädala jooksul elektrikulu
Esimene nädal oli tavaline, teine aga säästunädal. Selgus, et meie pere oli kõige säästlikum. Meie kodus võtsid kõige rohkem kohvimasin ja pesumasin elektrit ja kõige vähem võtsid meie kodus LED-lambid. Tegime kodustele meelespead, säästke särtsu. Pakkusime ka lahendusi, kuidas säästa. Mina arvan, et staadionitel või kohtades, kus inimesed trenni teevad, võiks olla mehhanismid, mis toodavad inimeste jooksuenergiast elektrit. Mina teen ettepaneku, et võiks olla saade Säästame elektrit. Saate tegijad käivad majast majja ja inimesed räägivad, kuidas keegi elektrit säästab. Töö 3. osas tegime katseid. Mina panin tööle kellapatarei. Selleks oleks vaja 3 klaasi soola ja 4 sidrunit ja 2 kartulit. Ja kell läks käima. Tegime ka kartulijõujaama. Tekitasime õhupalliga staatilist elektrit. Meile meeldis Säästa särtsu projektil osaleda. Säästa särtsu! Elekter on tänapäeval inimeste elus väga tähtsal kohal. Ilmselt ei oska me pärast elu ette kujutada, kuidas saaksime hakata siis, kui elekter mingi põhjusel ühel päeval lihtsalt ära kaoks. Püstitasime oma tööle hüpoteesi, et suudame elektrit teisel nädalal vähem kulutada, kui teame elektri säästmise nippe ja püüame neid ka kodustes terve nädala jälgida. Teadusterakese tunnis uurisime, kuidas ja kust üldse elekter tuleb ning mis see elekter täpselt endast kujutab. Esimese elektrinäidu panime kirja 11. märts ning siis elasime kodudes tavapärast elu. Teise näidu kirjutasime lehele 18. märts ning siis rääkisime veebitunnis veel üle säästmise nipid. Kustutan tule, kui toast lahkun. Ostan selliseid kodumasinaid, mis säästavad vähem elektrit. Ei hoia telefoni laotajat steplis, kui ma seda ei kasuta. Päeval tulesi põlema ei pane. Öösel valgust põlema ei jäta või kasutame öölampi. Selleks, et elektrit säästa, on mõistlik pesu õues kuivatada, mitte kuivatus. Ära raiska sooja vett, sest selleks, et uus vesi soojaks saab, kulutab boiler energiat.
püüa võimalikult vähe kasutada põrandakütet. 10 õpilasel õnnestus säästmise nädalal elektrit ka vähem kulutada. 2 õpilasel kulus säästunädal hoopis rohkem elektrit kui tavalisel nädalal. Teame nüüd rohkem elektri tegemisest, elektriseadmetest, taastuvatest energiaallikatest ning elektri säästmise vajalikkusest. Hüpotees sai suures osas kinnitust, sest suutsime koos perega säästmise nippe kasutades elektrit teisel päeval nädalal vähem kulutada. Säästame särtsu! Tšau! Meie oleme Toila gümnaasiumi 1. klassi õpilased ja tegime koos uurimistööd Säästa särtsu. Mina olen Pärl Elspet ja sain teada, et Ida-Virumaal on põlevkivi kaevandused ja suured elektrijaamad. Mina olen Rita ja tean nüüd, et elektrit toodetakse päikesest, tuulest ja veest. Mina olen Albert Erik-Luud. Mind huvitas kõige rohkem pumpüdroelektrijaam. Lisaks sain teada, et öösel on elektri hind odavam. Mina olen Kristjan Mägi ja uurisin, kuidas elekter elektrijaamas minu koju jõuab. Mina olen Keit ja sain teada, et väga kasulik on jälgida elektri tarbimist Eesti Energia äpist. Ning nüüd tead, et elektri raiskamine mõjub MES-i rahakotile kui ka loodusele halvasti. See töö oli raske meie jaoks, aga tore. Meie hoolime loodusest. Tere, meie oleme Vastseliina gümnaasiumi 1. klassi õpilased. Minu nimi on Kerali. Minu nimi on Kaspar. Mina olen Iiris. Mina olen Helena. Minu nimi on Tormi. Minu nimi on Maarja. Me uurisime, kus saab elektrienergia alguse. Saime teada, kus saab elektrienergia alguse. Saime teada, et energia algusallikad on päike, tuul, vesi, turvas, uttegaas ja biomass. Saime teada, et elektrit pannakse juhtmest liikuma generaatori abil. Mina valmistasin generaatori, et teada saada, kuidas elekter tekib. Me uurisime, millised oleksid elektri säästvamad lahendused. Kõige puhtamad elektri tootmislahendused on need, kus ei pea midagi põletama. Taastuvad energiaallikad on vesi, tuul, päike, laine, tõus ja mõõn. Meie tegime ema ja onu abil mängu, kus said säästa särtsu. Me mõõtsime 2 nädala jooksul oma kodudes elektrienergia kogust. 1 nädalaga säästsime kokku 116 kilovatti elektrienergiat. Õppisime selle projekti käigus seda, et tuleb elektrit säästa, sest elektrienergia tootmisel kasutatakse erinevaid asju, mis võivad kahjustada elukeskkonda. Et elektrit säästa, tuleb tuled kustutada ja telekas ja arvuti kinni panna, kui kedagi toas ei ole. Soovime kõikidele ilusat kevadet! Säästa särtsu! Nii, puhkuseks siis väike vahepala. Ja kuna me oleme elektrist juba nii palju rääkinud, siis ma mõtlesin, et ma teen teile selliseks vahepausiks nüüd mõned katsed, mis ei ole elektriga.
aga teadusega seotusest väga kuskile pääseda ei ole. Ja kusjuures tahtsingi natukene rääkida sellest, et miks üldse siis teadust tehakse ja mis kasu sellest üldse on. Sest vahepeal lapsed ikka mul küsivad, et aga mis ma selle teadmisega peale hakkan. No esiteks loomulikult tehakse teadust sellepärast, et see on huvitav, aga teiseks ka paljud neid teadmised, mis me saame kasutada siis päris maailmas selleks, et ette ennustada, kuidas mingid asjad juhtuvad. Nii et natukene naljakal viisil me isegi katsetame selleks, et me pärast ei peaks nii palju katsetama. Ja nende ennustustega saab siis lahendada täitsa selliseid päris elu tavalisi probleeme, mis ette tulevad. Näiteks minul on selline soov, selline probleem, siis ma tahaksin grillida ühte õhupalli, selline tavaline soov siis, eks ole. Et kuidas ma seda siis teeksin? Esimene probleem, mis meil õhupalliga ja grillvardaga tekib, on see, et kui ma nüüd torkan seda õhupalli grillvardaga, proovin seda siit läbi suruda, siis see läheb katki. Mis seal siis teha? Kas me saame kuidagi sellest mööda? Kui ma tean nüüd natukene teadusest, siis ma tean, et tegelikult see õhupall läheb ülenisti niimoodi ribadeks ainult sellepärast, et ta on pinge all. Ta üritab ennast kokku tõmmata, aga ta ei saa, sest õhk on seal ees. Aga kui ma näiteks torkaksin ju sellist tavalist tühja õhupalli sellise tokiga, siis grillvardaga, siis ta üleni katki ei läheks, auk tuleks ainult sinna, kust ma torkan. Ja tegelikult, kui ma nüüd lähedalt vaatan, siis ka selle õhupalli peal on olemas need kohad, mis ei ole siis pinge all. Ja need on siis need kohad, kust siin otsas, kus on näha, et see õhupall on just paksem. Nii et kui ma siit panen selle grillvarda läbi, siis läheb see täiesti edukalt siia välja ja teisel pool on samamoodi üks kindel koht, kus siis on see õhupall paksem ja ei ole sellise pinge all. Siit on muidugi natukene raskem läbi torgata seda, aga peaaegu saime hakkama, nägite küll, et oli läbi juba. Igatahes, lähme edasi, ma arvan, sest et kui me saime nüüd selle grillvarda läbi, siis tekib meil ju järgmine probleem. Kui me tahame grillida õhupalli, siis mis juhtub, kui me paneme ta tule kohale? Nimelt, panen siis siia ühe põleva tiku alla ja vaatame, mis siis juhtub. Jälle lendas õhku. Kole jama. Aga miks ta õhku lendas? Kui ma tean natukene teadusest, siis ma tean, et selle tiku leek on umbes 400 kraadi ja see õhupall sulab umbes 150 kraadi juures. Aga mis tähendab seda, et see tiku leek siis sulatab selle õhupalli ühest kohast ära ja samamoodi nagu ta muidu läks üleni katki, siis ka nüüd lendab ta siis üleni õhku selle pinge pärast. Aga kui mul on nüüd siis õhupall, mille sees on vesi. Vaatame, kas see midagi muudab. Tegelikult mina juba tean, et muudab, sest et ma tean, miks ta muudab ka. Aga paneme selle veega täidetud õhupalli alla põleva tiku ja küpsetab seda päris hästi, aga katki ta ei lähe. Aga miks ta ei lähe katki? Näete, ta läheb isegi selliseks mustaks ja tumedaks. Aga katki ta ei lähe loomulikult siis selle vee pärast siin sees. Aga mida see vesi siis teeb? See vesi jahutab tegelikult seda õhupalli ennast väga kiiresti. Ja tegelikult ka see õhk, mis oli selle eelmise õhupalli sees, jahutas seda õhupalli ennast, aga ta ei jahutanud seda piisavalt kiiresti. Ja seda siis sellepärast, et õhul ja veel on väga erinev soojusjuhtivus. Mida see siis tähendab? Kujutage korraks ette, et te lähete sauna. Ütleme, te lähete päris kuuma sauna, mis on 100 kraadi. Kas te oleksite nõus näiteks 5 sekundiks minema 100 kraadisesse sauna? Ilmselt oleksite, sest inimesed tegelikult käivad sellises saunas ka. Kuigi see kõige mugavam ei ole, eriti lapsena, siis saab seal täiesti olla niimoodi, et ei saa kohe mingeid vigastusi. Aga nüüd mõelge korraks, kas keegi teist oleks nõus minema 100 kraadisesse vanni.
no ma loodan, et te juba teate, et 100 kraadi juures vesi keeb. Ja keevasse vette minna ei ole teps mitte mõnus. Ja kuigi need mõlemad on 100 kraadi, siis vesi annab seda soojust palju kiiremini edasi. Just sellepärast, et ta on hea soojusjuhtivus. Ja soojusega käib asi tegelikult kahtepidi, et kui ta annab seda soojust kiiresti edasi, siis võtab ta seda soojust ka kiiresti ära. Sellepärast võib vett näha mitmetes sellistes soojusega seotud kohtades, näiteks radikates on vesi, sest ta annab see hästi seda soojust edasi ja samuti näiteks autode jahutussüsteemides või üldiselt jahutussüsteemides kasutatakse ka siis vett just selleks, et midagi siis maha jahutada. Ja et mõlemat pidi on vesi hea. Vot, aga sellega siis siuke väike vahepala ja lähme aga edasi teie töödega. Oleme Audru kooli 2. klassi õpilased. Minu nimi on Mart Like. Kertu Lasma, Kristi Pass ja Nele Kulkar. Minu nimi on Romer Tiron. Esimeses osas uurisime kogu klassiga, kust tuleb elekter. Elektrit toodetakse soojusenergiast, tuuleenergiast, päikeseenergiast, veeenergiast ja tuumaenergiast. Eestis tuumaenergiajaamasi ei ole. Otsisime välja erinevate energialiikide plussid ja miinused. Eestis võiks elektrit toota rohkem kohalikes väikestes koostootmisjaamades, kus põletatakse puitu ja prügi ning toodetakse linnadele toasooja ja elektrit samal ajal. Uurisime oma grupiga, kuidas ja miks elektrit säästa, et uurimine teaduspõhine oleks, püstitasime 2 hüpoteesi. Teadlik elektri kasutamine ainult selle vajadusel vähendab elektri tarbimist märgatavalt. Teadlik elektri kasutamine ainult selle vajadusel ei mõjuta kodus elektri tarbimise hulka. Selles töö osas kirjutasime üles, kus me kodudes elektrit kasutame ja proovisime elektrit säästa. Tegime soovitusnimekirja, kus ja kuidas elektrit kokku hoida. Säästame säästu! 3. osas uurisime elektri tarbimist. Kirjutasime üles, kui palju elektrit kulus 4 nädala jooksul. Pärast uurimist kirjutasime kokkuvõtte. Esimene hüpotees leidis kinnitust 4 peres, ehk et kui elektrit kasutada teadlikult ja säästvaid nippe kasutades, siis saab elektrit kokku hoida. Ainult minu perel oli elektritarbimine sama, kuna meie kodu on ehitatud elektrit säästvalt ja me kõik olime kodus distantsõppel. Säästvaid nippe. Edaspidi vaatan oma käitumisharjumused üle. Proovin olla hoolsam. Asendan tavalised lambipirnid LED-pirnidega. Võimalusel ostan energiatõhusaid seadmeid, märgistatud A3+-iga. Veekeites keetan vett ainult nii palju, kui vaja on. Nõudepesumasin kulutab vett ja energiat vähem, kui nõusid käsitsi pesta. Pliidil kasutan õige suurusega keeduala ja alati kustutan kõik tuled. Loovülesannete ideed ja juhised saime oma klassi ükssarvikute ringis käivatelt tüdrukutelt Kristin, Kertu ja Neleli. Üks mees sõitis autoga. Järsku jäi auto seisma. Aku oli tühjaks saanud. Appi tuli talumees.
ta ehitas oma puu- ja juurviljadest akulaadija. Ja see toimiski. Auto hakkas jälle tööle. Nad olid nii rõõmsad. Lõpp hea, kõik hea. Tööd juhendas ja hoidis kõike kontrolli all meie õpetaja Kaja Nurk. Loomulikult ei saanud me seda projekti teha ilma pereliikmeteta. Ka nemad olid õnnelikud, sest tänu projektile hoidsime kokku elektrit ja perel kulus vähem raha. Täname toreda võimaluse eest osaleda uurimusprojektis Säästa särtsu. Tere! Meie oleme Avinurme gümnaasiumi 2. klassi teadusrühm. Minu nimi on Ruudi. Mina olen Annabel. Mina olen Adele Johanna. Minu nimi on Siia Tšioma. Mina olen Annette Liisi. Osalesime hullu teadlase projektis Säästa särtsu. Kui õpetaja meile projekti tutvustas, tundus see väga huvitav. Meile kõigile meeldib teadus ja looduse hoidmine. Esimese kohtumise tegime märtsis enne distantsõpet koolis. Edasi olid meil veebikohtumised. Uurisime teadmeteoseid, vaatasime videoid ja multikat. Iga nädal rääkisime, kuidas näitude kirjapanek sujub. Uurisime, kuidas elekter tekib ja meie kodudesse jõuab. Uurisime virtuaaltuuril, kuidas töötavad soojuselektrijaam ning tuule- ja päikesepark. Panime kirja elektri näite nii tavatarbimise kui ka säästva tarbimise juures. Mõõtsime erinevate kodumasinate energiatarbimist. Uurisime, kuidas meie pered elektrit tarbivad ja kas nad teevad seda säästlikult. Teame nüüd, mis on taastuv ja taastumatu energia. Õppisime, mida saame meie teha, et elektrit ja ka loodust säästa. Vaatamata distantsõppele, kus enamus pereliikmeid viibis kodus ja kasutas rohkem elektrit, suutsime igas peres veidi elektrit kokku hoida. Meie pered on tänu mõõtmistele kodumasinate elektrikulust teadlikumad. Saime vastuse oma küsimusele. Meie pered on arukad elektritarbijad ja nad teevad säästliku mõtteviisiga. Tänu projektile oskame ka ise sellele rohkem tähelepanu pöörata. Arvame, et sellised projektid aitavad inimestel paremini aru saada elektri säästmisest. Koos kogu perega oli seda väga tore teha. Meie arust võiks kasutada rohkem päikese ja tuule kaudu toodetavat elektrit. Tahame teadusest võetud oma teadmisi kasutada, et ka rohkem elektrit kokku hoida. Säästame särtsu! Elekter on tähtis, seda teavad kõik, aga mis siis juhtub, kui elektrit pole? Meile tuli meelde 2019. aasta sügistorm, mil 2 päeva ei saanud me kooli tulla, sest torm oli viinud külast elektri. Miks me ei saanud kooli tulla? Kuna pumpajaam töötab elektriga, siis ei tulnud kraanidest vett ja tualettruume ei saanud enam kasutada. Kokad ei saanud veepuudusel süüa teha ja nõusid pesta. Külmkaapid hakkasid sulama. Ruumid olid külmad, sest keskküttepump ei töötanud ja radikaad olid külmad. Ruumid olid hämarad, sest tuled ei põlenud. Sel aastal tegime uurimistöö, mille eesmärgiks seadsime teada saada,
mis on elekter, kuidas see tekib ning kuidas see meie elu lihtsamaks teeb. Uurisime, kas kodus on võimalik elektrit kokku hoida. Tuletasime meelde, et elekter võib olla ohtlik. Tööhüpoteesiks seadsime, arvasime, et oma kodudes ei saa me oluliselt elektrit tarbimist vähendada. Elektritarbimise mõõtmiseks koostasime passi. Sinna tuli märkida 4 näitu. Esimese nädala keskööl meil mõõtmine algas ning teise nädala esmaspäeva keskööl, kui pere hakkas elektrit teadlikult kokku hoidma ja teise nädala pühapäeva keskööl. Sellest tabelist tuleb välja, et kõik pered suutsid olulisel määral elektritarbimisel kokku hoida. Isegi lapsevanemad olid üllatunud, kui palju võib elektrit kokku hoida. Lõpuks tegid pered mõttetalgud, kuidas kodus elektrit kokku hoida. Tekkisid sellised mõtted. Trigime vaid hädavajalikke asju. Laseme asjadel õues kuivada. Seal kuivavad nad tuulega sirgemad. Viimaste riiete trikkimise ajaks võta triikraud vooluvõrgust välja. See püsib veel päris pikka aega. Kuumi ja sellega saab trikkida. Küpsetamise teele praahi 5 minutit enne küpsetamise aja lõppu kinni, sest ahi on küpsetamisel veel piisavalt kuum. Nõusi peseme gaasist, mitte ei raiska voolavat sooja vett. Paneme elektriboileri maksimumtemperatuuriks 60 kraadi. Elektripliiti asemel kasutame puuküttega pliiti. Ei kasuta mikrolaine ahju. Ostame kõikidesse lampidesse säästupirnid. Tõmbame elektrikontaktidest välja kõik seadmed, mida ei kasuta. Vahetame välja vanad kodumasinad, mis kasutavad enam elektrienergiat. Ei raiska sooja vett. Kasutame erinevaid taimereid. Ei küta ruume, mida me ei kasuta. Valime elektritarbimisele vastava energiapaketi. Vahetame vanad aknad soojuspidavamate akende vastu. Vaatame üle oma toidu tegemisharjumused säästlikemate vastu. Ahjus küpsetame mitut toitu korraga. Kasutame sobivate põhjadega potte ja panne. Hommikul, kui päike paistab, kustutan toast tule. Kasutame hammaste pesemiseks klaasiga vett, mitte ei lase leebne kogu aeg loosta. Ei hoia külmkappi ust kaua lahti. Vaipu klobime õues, ei kasuta nii palju tolmuimejat. Käime vähem vannis, rohkem dussi all. Ei jäta kodumasinaid ooperesiinile. Paneme nõudepesumasina ja pesumasina tööle õisel ajal, kui elekter maksab vähem. Ei kasuta pesukuivatit, kui pesu võib viia kuivama. Keerame toa temperatuuri madalamaks, paneme soojemaid riideid selga. Nõudepesumasinas kasutame säästuprogrammi. Säästame särtsu! Tere tulemast Lümanda põhikooli. Oma uurimustöös me proovisime muuta oma igapäevaelu, et säästa elektrienergiat. Me uurisime, mida teavad meie koolikaaslased elektrist ning me proovisime sidrunist toota elektrit, et loodussõbralikult telefone laadida. Esimeses praktilises töös jälgisime kodudes 2 nädalat elektritarbimist. Selleks koostas meie klassijuhataja Kairit meile töölehelt. Esimesel nädalal elasime oma tavapärast elu, nii nagu meie pered olid harjunud. Teisel nädalal proovisime oma käitumist muuta nii, et me säästaks elektrit. Selleks panime kirja tegevused, mida me oma käitumisest muutma peaksime. 3 kõige populaarsemat tegevust elektri säästmiseks olid: panen teleka kinni, kui keegi seda ei vaata, kustutan tule ära, kui kedagi toas ei ole,
kustutan ülearused lambid toas ära, kui piisas ka ühest valgustusest. Kogu klassi peale kokku oli meil kirja pandud lausa 16 erinevat tegevust. Enamusel meist õnnestus elektrit säästa. Kogu klassi peale kokku säästsime ühe nädalaga 249 kilovatt-tundi ja selles osales 2,8 pereliiget. Keskmiselt säästis üks inimene 8,9 kilovatt-tundi nädalas. Kui kõik pereliikmed, kes meiega koos elavad, säästaks 8,9 kilovatt-tundi nädalas, siis hoiaksime me elektrit kokku 338,2 kilovatt-tundi. Loodusõpetuse õpetaja arvutas välja, et kui 1 kilovatt-tund maksab umbes 11 senti, siis me säästaksime aastas 1785 eurot ja 70 senti. Järgmisena uurisime oma koolikaaslastelt, mida nemad elektrist teavad. Me koostasime neile loodusõpetaja abiga Google vormi põhjal küsitluse. Selgus, et meie koolikaaslased teavad, et elekter paneb tule põlema ja asjad tööle. 3. klassi õpilased teadsid ka kirjutada seda, mis elekter täpsemalt on, sest nad olid seda just õppinud. Elektrit kasutavad meie koolikaaslased peamiselt telefoni laadimiseks, teleka vaatamiseks, arvuti või telekamänguga mängimiseks ja valguse saamiseks. Paar õpilast tõid välja, et nemad kasutavad elektrit ka söögi tegemiseks ja pesemiseks. Kõige põnevam katse tegime me viimasena. Loodusõpetuse õpetaja näitas meile videot, kus sidruni abil pandi põlema väike lamp. Ta rääkis meile, et elektrit saab toota ka näiteks kartulist, tomatist ja sidrunist. Seepeale tuli meile mõte, et teeks sidruniga rohelist energiat ning laseks sellega täis oma nutitelefonide akud. Katses selgus, et 3 sidrunist toodetud elektrist on võimalik lühiajaliselt põlema panna 1,5 voldiline LED-pirn, aga telefoni sidrunidega laadida pole mõttekas. Selgus, et kui tahame telefoni laadida, siis tuleks meil iga natukese aja tagant vahetada sidruneid ning telefoni laadimiseks kuluks päevi. Seega on hetkel odavam ühendada telefoni laadija pistikupesasse või osta suurtes kogustes sidruneid. Järeldame uurimistööst, et elektris säästes hoiaksime kokku väga suure summa raha, mida saaks kasutada loomade aitamiseks ja puude istutamiseks. Me annetaks pool summast loomadele varjupaigale ja teise poole ees istutaksime viljapuid ja tammesid. Kõige lihtsamad viisid elektri säästmiseks on tulede kustutamine, kui kedagi toas pole, ning teleka ja raadio kinni panemine, kui keegi neid ei vaata ega kuula. Meie koolikaaslased, kes käivad 1., 3. ja 4. klassis, teavad, mis on elekter ja kuidas ta säästma peaks. Peamise tegevuseks, milleks meie koolikaaslased elektrit kasutavad, on teleka vaatamine, telefoni laadimine ja arvuti või teleka mänguga mängimine. Sidrunitega ei ole mõistlik telefoni laadida, sest sidruneid kulub palju ja see võtab väga kaua aega.
ja mina olen 8-aastane ja 1. klass. Mina olen Lisette ja käin 1. klassis. Tere, mina olen Ruud ja ma käin 2. klassis. Tere, mina olen Jürgen Vald. Ma käin 2. klassis. Tere, mina olen Rando Berg-Jürgens ja ma käin 1. klassis. Me tahtsime elektrist rohkem teada. Me tegime mitut katset. Ma hõõrusin plaati vastu juukseid. Kui ma tõstsin plaadi ülesse, siis jäid juuksed plaadi külge kinni. Elektron läks juukstest plaadile. Poiss. Okei, nüüd ma kukutan seda, kui ma kukutan seda kõrgelt maha, siis saan särtsu. Need vanad kreeklased avastasid, et kui seda merevaigu tükki õhkida vastu seda vatti, siis see hakkab kergemaid asju enda ligi tõmbama, aga see elekter tähendab vanade kreeklaste keeles hoopis merevaiku. Aga siis nagu ma ei tea, kuidas nad said teha sellise elektri, et see ei oleks staatiline elekter. Elektrit toodetakse elektrijaamas ja sealt see läheb edasi kõrgepingeliinidesse, siis sealt läheb see alajaama, alajaamast läheb elektrikilpi ja elektrikilbist läheb pistikusse ja siis see elekter jõuabki meieni ja niimoodi see igapäevaselt käibki. Elektrit saab toota päikese, tuule ja vee abil. Ja meil siin bussipeatuses on üks päikesepaneel. Me ehitasime sellise elektrigeneraatori ja selleks oli vaja ühte pikka naela, siis oli vaja hästi palju traati ka, selle sa kerisid siia ümber. Ja siis oli vaja pappi ja 2 magnetit ja kuumaliimi ka. Siis sa liimisid need 2 magnetit siia naela külge, üks ühele poole ja teine teisele poole ja siis papist tegid sellise asja. Siis sa torkasid selle naela siit läbi ja siis panid traadi siia naela ümber. Ja siis traatide külge panid siis selle lambi ja siis sa niimoodi keerutad ja siis see tuli peaks tulema minema. Kohe üks sekundiks. Elektrit tuleb sellepärast säästa, kuna elektrit toodetakse Eestis suurem osa elektrist toodetakse Eestis põlevkiviga ja põlevkivi on taastumatu loodusvara ja see tähendab seda, et kui veel väga kaua tehtakse, siis see võib isegi täiesti otsa saada. Kustuta tuli, kui tuba on tühi. Kui toas on soe, siis lülita radiaator välja. Kustuta lamp, kui päike paistab. Sule aken, kui toas on külm. Kui telefon on loetud, tõmba tepsel välja. Me säästame elektrit. Kustuta tuled, kui lahkub toast.
ja millised on nüüd. Ja me kõik koos vaatasime näiteks, kui palju säästab näiteks veekeetja võimsust. Ja ma tegin koos terve oma perega ühe puidust tuuleveski ja me tegime ka luuletuse. Puhub tuul või paistab päike, elektrit toodab generaator väike. Nüüd saab valgust, nüüd saab netti, süüa maitsvat omletti. Särab tuba rõõmus nii, mis saaks olla parem veel. Mina käisin Hiiumaal ja uurisin tuulegeneraatorid ja tuuleveskid ja ma sain teada, et enamus tuulegeneraatorid on rohkem vees kui maa peal. Mina uurisin päikeseenergiat ja tuuleenergiat. Joonistasin neist pilt ja tegin plakati. Mõnikord on parem kasutada harja kui tolmuimeajat. Me tegime ka kleepse, et jätta meelde, et tuleks säästa rohkem energiat ja neid saab ka kleepida. Säästame elektrit! Kust saab ta alguse? Millest elektrit toodetakse? Saime teada, et elekter koosneb pluss- ja miinusosakestest, mis liiguvad. Elekter tuleb mööda elektrikaableid elektrijaamast. Enamus elektrist toodetakse Eestis põlevkivist, aga see on keskkonnale väga kahjulik. Loodussõbralikum on toota elektrit päikese, tuule ja vee abil. Ka prügi põletamisega saab toota elektrit. Hakkasime uurima, kuidas elektrit vähem tarbida, et säästa loodust. Panime pead tööle! Koostasime peredele elektri säästmise logod. 3 nädala jooksul jälgisime elektri kasutamist. Igal nädalal mõtlesime mõne kasuliku nipi, mida jälgida. Päeval kasutame vähem tuld. Võtame telefoni laadimast ära kohe, kui see on täis. Panen telekat kinni, kui ei vaata. Hommikud valged ei pane tuld põlema. Kustutan enda järel tule ära. Meil on elektrikütte, õues on soojemad ilmad ja päike. Kütame vähem. Nõudepesumasina paneme tööle ööseks. Pesu peseme nädalavahetusel rohkem kui nädala sees, siis on ka elekter odavam. Kui lahkume kodun, kontrollin, et tuled ei poleks. Kui tavaliselt on telekas taustaks mängimas ilma, et keegi seda vaataks, lülitame selle välja. Siis, kui vaatan televiisorit vähem, siis säästan rohkem elektrit. Lülitasime tubades üleliigsed elektrid välja. Me saime hakkama, sääsime elektrit umbes 5%. Saime palju targemaks, säästame särtsu. Aitäh vaatamast! Tere, mina olen Maarit Puusel
tere, mina olen Robert Kanno. Me oleme Raele koolis asub Lääne-Virumaal. Meil oli Keemmet ka siin, aga ta peab olema isolatsioonis koroona pärast. Meie osalesime hulluteadlase projektis Säästa särtsu. Projekti eesmärk oli jälgida 2 nädala jooksul kodus elektri tarbimist. Kas meie suudaksime mõjutada oma peresid elektrit vähem tarbima? Kuidas teha nii, et meie jalajälg loodusele oleks võimalikult väike? Meie teadusprojekt Säästa särtsu kestis jaanuari lõpust aprilli keskpaigani. Selle aja jooksul viisime kodudes läbi 2-nädalase katse, mille eesmärk oli püüda kodudes elektri tarbimist vähendada. Kõikides peredes ei õnnestunud elektrit säästa. Jõudsime järeldusele, selleks, et elektrit kokku hoida, on vaja kogu pere ühist pingutust, elektrisääst, nii nagu iga säästmine on pisikestes sammudes. Kustuta tuliruumis kui väljud. Eemada vooluvõrgust need seadmed, mis hetkel ei tööta. Vaata vähem televiisorit. Vett tee jooks keele ainult korraga tarbida kogus. Elektrit aitavad kodudes säästa moodsamad A+ energiamärgistusega seadmed ja LED-pildid. Kuigi meil kõigil ei õnnestunud elektrit kokku hoida, siis kindlasti hakkasid meie vanemad mõtlema, kuidas vähem tarbida. Kogusime teadmisi elektri ja selle tootmise kohta. Uurisime taastuva energia tootmise võimalusi Eestis. Õppisime internetis leidma materjali meid huvitavate teemade kohta ja sellest olulist välja tooma. Väga huvitavad oli Eesti Energia kodulehel taastuv energia virtuaaltuurid Iru elektrijaamas ja Paldiski tuule- ja päikesepargis saime teada, et meie kodumaakonnas Lääne-Virumaal on tänu merelähendusele ja Pandivere kõrgustikule rajatud 4 tuuleparki. Teame nüüd, miks on vaja taastuva energiat ja oskame väärtustada Raelasse rajatud päikeseparki. Ootame huviga, millal jõuavad päikesepaneelid ka meie kodude katustele. Koolimaja katusele paigaldatakse need juba sellel suvel. Tegime 3 katsepäeva, ehitasime elektrigeneraatori, panime kokku vooluringi, tegime kartulitest elektrit, mõõtsime tee keetmiseks kuluva elektri hulka. Eriti tore oli see, kui me isad elektrituulikut ehitasime. Me kasutasime selleks järgmisi vahendeid. Mikromootor, juhe, LED-pillid, isoleed, teip, puit, iim, jõuülekanne, labad. Tegime ribikardinatest. Kui mikromootorid piisava kiirusega ringi ajada, siis tekib magnetväli ja vool. Kui seada tõsta tuule kätte, siis hakkavad labad pöörlema ja mikromootor tööle. Kui tiivid pöörleb päripäeva, põleb üks LED ja kui vastupäeva, siis teine LED. Täname kõiki kuulajaid ja vaatajaid ja meil on teile üks soovitus ja säästke säästu! Tere, meie oleme Uulu põhikooli 2. klassi meeskond ja nimi on Elame Jõgiste. Tere, mina olen Kaisas Timmer. Tere, minu nimi on Kaur Metsnik. Tere, minu nimi on Mai Heinberg. Tere, minu nimi on Johannes Merimaa. Tere, minu nimi on Egert Sildu. Tere, minu nimi on Johanna Kuru. Tere,
Minu nimi on Meiko Palts. Tegime oma meeskonnaga ära suure ja põneva töö ja mõõtsime, kui palju meie kodus elektrit tarbitakse. Alustasime oma tööd sellest, et tutvusime erinevate kirjandustega ning vaatasime internetis filme elektri saamisest. Valisime oma töö pealkirjaks Hoiame kokku, sest meie arvates väljendab see kõige paremini meie kirjutatud esimest elektrialast uurimust. Oma töös püüdsime saada vastuse küsimusele, kas saame kodus elektrit kokku hoida. Samuti huvitas meid, milliseid probleeme tuleb ette säästmisega. Meie esimeseks ülesandeks oli vaja oma kodus voolumõõtjat iga päev ühel ja samal kellaajal ühel nädalal ehk 7 järgmisel päeval ning kirjutada need näidud paberile. Pered tarbisid elektrit nii nagu tavaliselt ehk jätkus tavapärane elu. Seejärel arvutasime, mitu kilovatt-tundi kellegi peres elektrit tarbitakse. Teiseks ülesandeks oli kodus kustutada tulesid, lülitada televiisor välja, kui seda ei vaadata, eemaldada mobiilvooluvõrgus, kui telefoni aku on täis ja nii edasi. Püüdsime olla hoolsad. Endiselt meil tarbis vaadata oma kodus voolumõõtjaid iga päev ühel ja samal kellaajal ühe nädala jooksul ning kirjutada need näidud paberile. Seejärel arutasime mitu kilovatt-tundi kellegi peres elektrit tarbiti. Alustasime oma tööd teise osal 15. märtsil. Oma tööga jõudsime järelduseni, et tegelikult on kodus võimalik tõesti elektrit kokku hoida. Selleks tuleb lülitada välja televiisor, kui seda keegi ei vaata, kustutada toas lamp, kui seda ei vaadata ja nii edasi. Meid huvitas ka see, milliseid probleeme tuli kodudes ette elektri säästmise nädalal. Välja tulid järgmised probleemid. Vanemad ei kustuta enda järelt tulesid. Perekond ei saa aru, et kui televiisorit ei vaadata, siis tuleb see sulgeda. Isa mängib liiga palju arvutismänge. Tarbisime elektrilt säästvalt ning kokku ei saanudki väga hoida. Pereliikmed ei ole piisavalt kokkuhoidlikud ning neid on raske selleks ka sundida. Pidin ise käima ja televiisorit päeva jooksul mitu korda kinni panema. Tahame tänada oma vanemaid, kes aitasid meie töö tegemisel. Aitäh abi eest, meie juhendaja Evelin Tamm. Hoiame kokku! Tere! Minu nimi on Raine Pajo, töötan Eesti Energias. Täna olen Eesti Energias nii-öelda tehnikajuhi rollis. Tegelen tootmisega, aga olen tegelenud ka varem palju võrkude teemadega. Ma täpselt ei mäleta, kelleks ma soovisin lapsepõlves saada, aga ma arvan, et see on alati ikkagi läbi eeskujude või keda sa tunned, olgu see siis mingi kas keegi sõbra isa või sugulane. Ja mulle meenub, et kuna mu onu oli ehitaja ja on ehitaja,
siis üks minu lapsepõlve soov oli saada samuti ehitajaks. Ja selline rajamine, arendamine, see on mul olnud motivaator tänase päevani. No töökarjäär hakkas peale, nagu ikka noortel, alguses põllul kuskil suhkrupeeti puhastades või siis kartulipõllul käies. Ja mina töötasin mitu suve järjest kolhoosi aiandis ja aitasin abitöödega. Aga selline erialane päris esimene töö oli mul Rakvere elektrivõrkudes, kus ma olin terve suve praktikal. See oli mu esimene sisuline praktika. Ma olin siis 21-aastane ja olin Rakvere elektrivõrkude releekaitse ja automaatika grupis. Ma arvan, et see oli esimene nii-öelda erialane ja tehnikaga seotud minu päris töö. Eesti Energiasse ma sattusin niimoodi, et ma olen olnud ka Eesti Energia praktikant ja stipendiaat. Eesti Energia jagab ka täna stipendiume, et kellel on võimalus, kindlasti tasub kandideerida stipendiumile. Ja praktikal ma olin ka Eesti Energias ja mõnes mõttes oli see loomulike asjade käik. Aga pärast kooli lõppu või kooli lõpus ma läksin oma lõputööd tegema Soome energiasüsteemi, Soome energiafirmasse ja seal ma töötasin peaaegu 2 aastat ja kui seal hakkas mu töö lõppema, siis läbi oma juhendaja, läbi kooli juhendaja ma sain tööle Eesti Energiasse. Tema kostis minu eest, et Soomes töötab üks selline noormees, ta on huvitatud Eestisse tagasi tulema ja tema kostis mu eest ja ma sain tööle tagasi Eesti Energiasse, kuna ma olin olnud ka praktikant ja stipendiaat, siis võib-olla see aitas mul saada Eesti Energiasse tööle, nii et sealt algaski peale minu nii-öelda järjepidev tööstaaž või töökarjäär Eesti Energias. Minu esimeseks tööks või ametiks Eesti Energias sai kliendihaldur. Ma olin võrguettevõttes tänase nimega Elering, ma olin Eleringis kliendihaldur, hiljem hakkasin tegelema võrkude planeerimisega, arendamisega, alajaamade ja liinide ehitamisega. Ja ma olen õppinud energeetikat Tallinna Tehnikaülikoolis ja minu taust ongi nagu energeetik olnud erialaselt. Et mul on siin täna üks väike karp, näete, mis te arvate, mis siin on? 49,97, 49,99, mida see näitab? See näitab energiasüsteemi sagedust. Sagedus on energiasüsteemi alus. See näitab seda, kas tootmine ja tarbimine on tasakaalus. Ta peab iga hetk olema tasakaalus ja ideaalvariandist on 50 ehk 50 hertsi. No praegu ta on natukene väiksem. See tähendab seda, et tarbimine on tiba suurem kui tootmine. Aga väike kõrvalekalle lubatud. Ehk minu eriala põhimõtteliselt ongi olnud see, et ma olen õppinud suuri energiasüsteeme. Ma koolis neid õppisin, ma olen kõik oma lõputööd teinud sellel teemal, et see on see, kus ma esimesed 10 aastat võib-olla oma päris nii-öelda töömehe elus olen tööd teinud ja mida ma olen teinud. Hiljem viimased 10 aastat olen tegelenud tootmisega, aga sealt on alguse saanud nii-öelda minu töömehe karjääri Eesti Energias. Eesti Energia on Eesti suurim ettevõte. Meil töötab täna umbes 4500 töötajat. Igal aastal käib meil kuskil paarsada praktikanti, sest praktikantide arv on suur. Väga palju diplomitöid, lõputöid tehakse Eesti Energia nimel. Eesti Energias on prioriteet tööohutus, keskkond. Need on, millele me pöörame eriti palju tähelepanu. Meil on uued ärisuunad, on taastuvenergia arendamine, on sidevõrkude arendamine, on laadimisteenuste arendamine, igasugused süsteemiteenused ehk süsteemi selle sama sageduse, millest ma rääkisin, selle hoidmiseks vajalikud teenused. Ja kindlasti klassikaline nii-öelda tootmine, klassikaline tootmis. Me oleme tootmisettevõtte ja teenusettevõtne. Ka kindlasti teie vanemad teavad meid kui elektri- või gaasimüüjana. Me tegutseme Läänemere piirkonnas. Meil on nii-öelda 4 koduturgu, kus me toimetame. Baltimaad, Soome, Poola. Need on, kus me arendame oma äri. Nii et äri, keskkond, tööohutus, tehnoloogia, teenused, tootmine.
Nii et Eesti Energia on väga huvitav ettevõte, kus on väga palju erinevaid valdkondi. Siin on võimalik sees roteeruda ja siin motivatsioon väga kergelt ära ei kao, just siis, kui sul on see võimalus. Sulle antakse võimalus ja sa ise oled aktiivne, näitad üles aktiivsust, et sa saad midagi teha. Siin on see koht, kus saad teha ägedaid asju. Kutseharidus on ülioluline, sellepärast et ma oma kogemust ütlen, et parimad tootmisjuhid või siis mingid valdkonnajuhid, varahaldusjuhid, remondiüksuste juhid, hooldusjuhid, mingite tiimide juhid, need on, ega mu oma ülikoolis, mu grupivendest, kõige nutikamad ja asjalikumad vennad olid need, kes olid enne käinud kutsekoolis ja siis, või tehnikumis ja siis tulid ülikooli. Nad teadsid oluliselt rohkem ja teevad tänapäevani palju rohkem asjadelt päriselt, kuidas asjad käivad, kui mina tean. Mina võin rääkida niimoodi üldisemalt tasandil, kuidas organiseerida, võib-olla mingisuguseid arvutusi teha, aga need inimesed, kellel on kutseharidus, nemad teavad, kuidas asjad päriselt käivad. Nad viivad päriselt ellu, päriselt tagavad selle sageduse, päriselt tagavad selle tuuliku töö. Ehk ilma kutsehariduseta tehnoloogia maailmas, tänapäeva kõrgtehnoloogias mitte keegi hakkama ei saa, nii et kutseharidus on nii-öelda vundament, mille peale me saame rajada teised juba muud haridused. Eks seda, millist eriala te soovite edasi õppida, on teie enda otsus ja eks te vaadake eeskujusid. Mõelge, kes võiks olla eeskuju. Päeva lõpuks ju me teeme kõik tööd või me teeme midagi selleks, et olla mingi õnnelik. Ja ei ole olemas, et mis on õnne valem, et see on selline tunne. Igal inimesel on see tunne ju erinev. Mõni inimene on õnnelik siis, kui tal on mingi üks asi või teine asi, need erinevad. Te peate suutma või leida selle oma tee. Oma teed aitavad teil kindlasti eeskujud leida. Mina muidugi soovitan õppida igal juhul tehnoloogia valdkonda, olgu see siis ehitus või mehaanika, energeetika, infotehnoloogia, keemia, sest tänapäeval aeg läheb edasi, aina rohkem kasutatakse igal pool valdkondas, olgu see siis meditsiin või keemiatööstus või rasketööstus või elektroonikatööstus, tekstiilitööstus, toiduainetööstus, igal pool on tehnoloogia. Ja on vaja inimesi, kes oskavad seda tehnoloogiat kasutada, hoida, arendada. Kui räägin Eesti Energia vaatepunktist, siis näiteks meil on täna ambitsioon ja selge plaan, kuidas me kasvatame taastuvenergia toodangut. Me vähendame oma fossiilseid kütuseid ja kasvatame taastuvenergiat. Näiteks seesama tuulik, mis mul siin kõrval on, me oleme Baltimaade suurim taastuvenergia tootja, tuulikud, see on üks tuleviku valdkond. Selleks on vaja inimesi, kes neid tuulikuid arendavad, haldavad nii maal kui merel, samuti päikeseenergiat arendavad, samuti on ju selle energiat toodame küll, aga tuult alati ei ole, seda on vaja salvestada. Ehk salvestustehnoloogiad arenevad, head salvestusvahendid on ju ka autod, autodel on suured akud, autode sidevõrk, laadimisvõrkude väljaarendamine, internetivõrkude väljaarendamine, kõik see on nii-öelda tänane Eesti Energia prioriteet, see on valdkond, mida me arendame ja ma arvan, et see peaks ja on igal juhul motiveeriv ka noortele, et lüüa kaasa taastuvenergia arengus, salvestustehnoloogiate arengus, interneti kasutuses üha rohkem erinevates eluvaldkondades, et see on kindlasti kutsehariduses oma väga oluline roll ja ma arvan, et see peaks motiveerima teid ka seda eriala õppima. Minu soovitus on õppige tehnoloogia erialast. Ma oma kogemusest võib-olla veel lõpetuseks ütlen, et minul ei ole olnud rikkaid vanemaid, mul ei ole kuskilt mingisugust pudrumäge keegi kuskilt andnud, et ise peab pingutama ja minu kogemus ütleb seda, et ei ole vaja mingit annet otseselt, ise peab tahtma, olema õpihimuline, uudishimuline, pead tahtma aru saada, miks asjad nii käivad ja mõtle omale välja, ise pead omale peas mõtlema välja motivaatori, miks sa midagi teed, kuhu sa tahad jõuda ja ma arvan, et kui sa ise mõtled selle välja, mis on see motivaator. Näiteks minu üks motivaator oli kindlasti see, et see töö, mida ma teen, peab mulle huvi pakkuma.
ma ei taha teha tööd, mis mul on nagu rutiin või millest ma ei tunne naudingut. Ja kindlasti üks aspekt on ka minu puhul olnud see, et töö peab olema tasuv. Et ilma väärika töö tasuta või õiglase töö tasuta tööd teha samuti ei ole motivatsioon. Ma mäletan, kui ma sain oma esimesed rahad, kas Rakveres aiandis töötades, see oli nagu väga motiveeriv, et sa said ka nagu oma raha, sul oma raha, sa ei sõltu kellestki, et ka see on üks motivaator kindlasti, sa ei saa nagu kindlasti alahinnata. Et soovin kõigile kuidagi õnne ja edu oma tee leidmisel. Tere, minu nimi on Juhan ja ma tulen avatud koolist ja see on meie leiutis. Selle mõte on praktiliselt toota elektrit siis kinkede pealt. Siis selle kastikese sees ongi see mehhanism. Siit läheb võll, siin on väike generaator, peaks olema. Siis siin on laadimisjuhe, et milleks sa saad siis seda nagu akut tühjaks teha või siis nagu jah. Ja siis siin on väike ekraan, kus sa siis saad seda vaadata, et kuidas mis on. Ja siin on üks väga tähtis nupp. Kui see üleval onnis, siis see tähendab, et see laseb voolu otse lampi, kus see hakkab näiteks valgustama mänguväljakut või midagi sihukest. Aga kui see on offis, siis saab laadida seda akut siin. Ja siis annab automaatselt märku, kui see on täis ja siis sa pead seal siit tühjaks laadima uuesti. See kinnitub siis kiigatulliga, kus ta hakkab siis kiikumise pealt hakkabki siin väike mingi raudpulk edasi-tagasi keerlema ja tootes energiat. Ja kuna Eestis on väga palju mänguplatse ja mänguväljakuid, siis ja enamus neist kasutabki siukseid rauast mehhanisme, mis näeb välja midagi nagu siuksed ja siis siin sees on siukene asi ja siis siit tulebki siis üks nööp või trass ja siis siit lükataksegi see läbi ja siis tekibki siukene väike võll. Ja kui kasutatakse siukseid asjasid, siis on väga lihtne lihtsalt pikendada seda ja saabki juba hakata elektrit vaikselt tootma. Ja ma mõtlen, et kui see oleks ka igal küla kiigel, siis oleks jaanipäev võib-olla isegi üks kõige tootva päev. Et aitäh, mina olin Juhan ja ma olen avatud koolist, aitäh. Tere, mina olen Annabel ja mina olen Antti. Me tuleme avatud koolist 3. klassist ja meie leiutis on siis selline, et see on põhimõtteliselt kas inimese, no selle nimi on hamsterratas, aga see saab kasutada nii loomad kui inimesed. Suuremad loomad, sellepärast, et kui me tahame panna siin väga inimesi, kui nad jooksevad seal, siis nemad peavad ka sinna ära mahtuma. Nii et sinna ilmselt, kui sellest nimest juba öeldi, et hamsterratas, siis ma arvan, et hamsterrat ilmselt ei jõua seal, kuid selle eest jõuavad ka suuremad loomad, näiteks kas või koerad või hundid, sellised laadsed, kui nad õpetatakse ja treenitakse, siis nad võivad seal ka harjutada. Seda saab hoida näiteks, see on mõeldud nagu trennile, et kui sa seal sees jooksed, sa saad nagu tugevamaks ja see on mõeldud ka sellele, et
et sa saad midagi laadida, näiteks telefoni, arvutit või mida iganes. Ja see on tavaliselt kas spordihoonetes, kui see on mõeldud spordile, või siis kodudes, kui see on mõeldud elektrile. Aga ta võib ka olla kas või kuskil maakodus, metsatuga lähedal, sest et võib-olla sinna ei ulata niimoodi igasugused, ma ei tea, elektrit nii palju. Ja siis võibki kasutada seda, et näiteks, ma ei tea, keegi tahabki olla sportlane või midagi või siis niisama tahab joosta, eks ju, või tahab kedagi harjutada. Ja siis ta saabki seal teha ning samal ajal ka elektrit koguda. Näiteks sa oled mõelnud, et nüüd sa hakkad mingi päev sportlaseks ja siis sa lähed metsa jalutama, et nagu sellega algust teha ja sul näiteks eksid ära, telefon on tühi, sest sa oled enne näiteks mänginud või helistanud või rääkinud tegelikult. Ja siis näed seda ratast, jooksed sinna, paned telefoni laadima, sul on juba juhe olemas, siis paned telefoni laadima, erinevad juhtmed, ükskõik kas telefoni laadida sul on, paned laadima, jooksed ja siis saadki telefoni käima ja spordiga tehtud. Ja seda, kui sul näiteks on lähedal vesi ja sul ei ole väga ruumi sellist panna, sest et ma kujutan ette, et kui ikkagi inimene läheb sinna, me oleme ikkagi päris suured, mõni on täitsa väga pikk, siis võib-olla ei mahu sul niisama siia väikesele hoovi, siis selle ei pea ka maha panna. Selle võid ka panna seina külge, sellepärast et kui sul, vaata, sein on ka tugev ning sinna külge saaks selle ka väga hästi panna, kuna ta ratas peab ikka saama rahulikult keerelda, siis ta, eks ju, kui see on siin, siis ta võib olla maas. Maas ta saab väga hästi keerelda. Aga ta võib ka olla siin, niimoodi, ja ta keerleb täpselt samamoodi. Näiteks kas või kui sul ongi aias vähe ruumi, siis ta keerleb ka niimoodi väga hästi. Nagu näiteks vaatame, et siin on praegu hamsteri sees ja see on seina peal, kuna sul pole maha suurt ruumi. Ja siis sa kirjutad seda. Ja niimoodi võib ka väikest kutsikat õpetada jooksma. Ja ma olen rohkem vist ei ole. Et selline ongi siis meie äratus. Et see pole just lapsetele mõeldud ega närilistele, vaid just sellistele, nagu meie suured oleme. Et siis saame meie ka natukene jooksmisest lõbu tunda ja treeni tegemisest. Aitäh, et kuulasite ja väga. Tere! Meie oleme Lüllemäe põhikooli 3. klass. Meie klassis õpib 4 õpilast. Osalesime uurimustöös terve klassiga. Mina olen Tõru. Mina olen Kaspar. Mina olen Laidi. Mina olen Karine. Meil on üldõpetuse tunnid. Seal me räägime elektrist. Õpetaja mõtles, et meil on hullu teadlasega lõbusam õppida. Me osaleme konkursil Säästa särtsu. Meie töö eesmärgiks oli teada saada, kuidas teha elektrivoolu ja kas on elektrit võimalik säästa. Saime teada, et elektrijuhtmetes liiguvad kindlas suunas väikesed aineosakesed elektronid ja seda nähtust nimetatakse elektrivooluks.
ikkagi elektrit tehakse ja kust see tuleb? Elektrit saab toota paljudest energiaallikatest. Enamasti kasutatakse elektrienergia tootmisel generaatoreid. Generaatoris liiguvad magnetid, mille saab tööle panna vee ja tuule abil. Meie tegime ka elektrit. Looduskoja vagunis sõitsime rattaga ja lamp läks põlema. Elektri tootmiseks on elektrijaamad. Elekter liigub mööda elektriliine alajaama. Sealt edasi mööda elektriliine tarbijani ehk koju. Kogu meie klass jälgis pere elektritarbimist 1 nädala jooksul. Kasutasime elektrit nii nagu alati ja panime näidud kirja. Saime teada, et elektri mõõtmiseks on kodus olemas elektriarvestid. Kas kodus on ka võimalik elektrit säästa? Saab jälgida, et mõni lamp ei põleks kodus asjata või televiisori mängi siis, kui keegi seda ei vaata. Kogu meie klass mõõtis elektritarbimist veel 1 nädala. Sel korral üritasime me elektrit säästa. Tore oli näha, et nii õnnestub tõesti perele raha säästa. Minu pere säästis nädalas 29 kilovatt-tundi, mis on rahas umbes 4 eurot. Selle raha eest saaks juba mitu jäätist osta. Tegutsesime veebruarist aprillini. Läbi huvitavate tegevuste saime elektrist rohkem teada. Särtsakat kooliaasta lõppu kõigile! A-klass ja meie töö nimi on positiivne lahend. Mina ja ma arvan, et meie kõik osalesime hulluteadlase konverentsil Säästa särtsu, sellepärast, et saada rohkem teadmisi, teha midagi erilist ja kasulikku. Ning kui sul on varakult palju teadmisi, siis on sul suuremana lihtsam. Meie proovisime leida häid lahendusi, et elektrit säästa. Näiteks ehitasime päikesepaneelile päikesepatarei ja nüüd saame sellega näiteks telefoni laadida. Tegime ka vooruringi ja õpetasime selle tegemist ka enda klassikaaslastele. Mõõtsime kodust elektritarbimist ja proovisime seda vähendada. Meil oli kokku 2 loengut ja me tegime esimeses loengus staatiliste elektritõukpallidega. Me mängisime laetud osakesi ja me ei tohtinud üksteisele pihta minna. Paljud füüsikaterminid on tulnud kreeka keelest ja me õppisime neid, et aru saada, mis märk mida füüsikas tähendab. Ja saime teada, et elektrit saab teha veest, päikesest ja tuulest ja see on palju loodussõbralikum kui põlevkivi põletamine. Selle projekti käigus me lammutasime laiali mõned elektroonilised seadmed. Me tahtsime väga teada, kuidas elekter need seadmed tööle paneb. Telefon võtab enda energia akust, ütleb aeg-ajalt laadida, televiisor aga otsest elektrist. Nii, oleme kõik tööd ära vaadanud ja on aeg välja kuulutada siis esikohad. Auhinnad tegelikult tulevad teile juba teele ja muidugi ütlen kohe ära, et te kõik olete olnud super tublid, et üldse selle töö valmis saite, sest ma saan aru, sel aastal oli katsumusi kohe eriti palju, ei saanud isegi väga kokku saada. Nii et suur aitäh minu poolt, et tegite, aga nüüd siis esimesed kohad. Esimese klassi arvestuses sai
kõige parema tööga hakkama Vastseliina gümnaasium, palju õnne, juhendajaks siis Marje Ilves, aitäh teile, väga tublid olite. Nüüd teiste klasside arvestuses saab esimese koha Metsküla algkool, palju õnne, juhendajaks Astrid Nikkel, suur aitäh teilegi. Ja kolmandate klasside arvestuses saab esimese koha Nõo põhikool, palju õnne, teil oli juhendajaid ka juba rohkem, Ivari Kaljurand, Eva-Ingrid Rõõm ja Heli Leedjärv, aitäh teile. Sellega siis said esikohad välja kuulutatud ja auhinnad saabuvad teile ja osadele siis veel. Need tulevad teile kohale ja saate siis teada, kui need on kohale jõudnud. Aga mina omalt poolt tänan siis kõiki, kes te osalesite, tänan jällegi veel kord teadusagentuuri, et ta meid toetas, Eesti Energiat, et oli meile ka toeks. Ja tahaksin veel siis viimase asjana öelda, et järgmisel aasta teema on juba välja valitud, selleks on helisev müra. Toimub siis samamoodi järgmisel aastalgi see teaduskonverents, nii et kui te ei ole just vahepeal jõudnud 4. klassi, siis kindlasti osalege ka järgmine aasta. Aitäh teile ja ilusat suve teile!